Täna on siis meil jututeemaks kõige olulisem majandusnumber, et seda olen pikalt oodatud, et mis see siis eelmise aasta kogutulem siis tulla võis ja täna hommikul see number ka välja pandi, et Statistikaameti poolt ja siis selline mõte, et 4 panga makroanalüütikud neid kommenteeriks, et Kristo Aab LHV-st, Tõnu Mertsina Swedbankist, Tõnu Palm Luminorist ja Mihkel Nestor SEB-st. Aga enne sissejuhatuseks, et meie tore väike number, eks ju, Eesti väike riik, et alustaks globaalsetest teemadest, et aasta tagasi olid nagu samal ajal ennustused, et meid ootab selline teise maailmasõjaga sarnane majanduslik katastroof, aga seda ei ole siiamaani näha olnud, et esimene küsimus võib-olla olekski suure ringile kõigile teile, et miks siis maailma lõpp ei saabunud? No, sina, ebakindlust oli ju märtsis väga palju, aga tõtt öelda, ega meie küll ei prognoosinud sellist maailma lõppu. Meil oli küll, mis peab tunnistama, ebakindlust oli palju prognooside tegemisel, aga ma mäletan, et meil oli märtsikuus esimene prognoos möödunud aastaks -5%. Ja siis mäletan, et ega meid vaadati küll sel ajal sellise pilguga, et kas ikka tõepoolest nii vähe võib majandus langeda. Et tegelikult, kui nüüd tagantjärgi muidugi väga hea rääkida, kas meil läks nüüd paremini või halvemini, aga iseenesest ma arvan, et me jõuame täna sellest rääkida üsna palju, miks Eestil on läinud nii hästi, majandus langes 2,9%, võrreldes teiste Euroopa riikidega on see tulemus nagu paremate hulgas, et väga palju erinevaid põhjusi on alates näiteks juba sellest, et ka meie suurematel kaubanduspartneritel on läinud paremini. Me eelmisel aastal saime selle esimese viiruse kiiremini nagu alla suruda ja mis siin muidugi salata, et ega Eesti majandus on suhteliselt kohanemisvõimeline. Et ma ei hakka siin praegu kohe pikalt soleerima, rääkima kogu juttu ära, et Eestil on päris palju erinevaid põhjusi, ka näiteks kui juba see, et meil oli riigi rahandus oli siiski ikkagi sellises seisus, mis andis ruumi ka majandust toetada ja ka makromajandus oli üldiselt suhteliselt heas seisus veel tegelikult enne kriisi. Mihkel, mis sina arvad? Aga eelkõige just nagu globaalses pooles, et Eestini me veel jõuame, aga miks maailmas ei tulnud seda maailmakriisi? Et ega seda meie ei prognoosinud, me prognoosime Eestit, aga maailmas ka pigem on tuuled, börsid on tipus, eks ju, mitte põhjas. Ma pean ütlema, et mina nagu tagantjärgi nagu võib endale tuhka pähe raputada, et mina nii ettenägelik ei olnud võib-olla kui Tõnu, et mina ikkagi nagu kartsin hullemat. Aga et miks see hullem ära jäi, et ma kardan, et selle Eesti majanduse paindlikkusega siin ei ole nagu nii palju pistmist kui sellega, et mis on siis toimunud tegelikult keskpankade ja valitsuste poliitikaga. Et 7 triljonit USA dollarit on siin 2 suurema keskpanga nagu bilansimaad kasvanud, et 75%. Et mina ütlen, et see kriis lihtsalt lämmatati rahaga ära, et kõik need hirmud, kartused, sissetulekute langused, see lihtsalt lämmatati puhtalt läbi selle, et keskpangad ostsid kokku võlakirjasid ja riigid said emiteerida nii palju võlga kui tarvis ja selle arvelt siis kõiki neid kulusid kompenseerida. Et ilma selleta oleks ka see katastroof järgnenud ja seda tõesti mina ei suutnud kevadel ette näha, et ollakse valmis neid samme astuma. Ma ikkagi ka ütleksin veel selle maailma majanduse kohta, et samas jällegi, kui me vaatame, ütleme Euroopas mitmeid riike, Suurbritanniat, Hispaaniat, Itaaliat
jah, keskpangad, valitsused toetasid või toetavad ka praegu ju meeletult suurte summadega, et ainuüksi kogu maailma majanduses valitsuse toetus suurusjärgus on kokku 12% globaalsest SKP-st ja veel lisaks sinna keskpankade. Aga kui meil läks siin Baltikumis ja meie lähiregioonis läks eelmisel aastal ikkagi suhteliselt hästi, siis paljudes Euroopa riikides sellist langust ja sellist lööki majandusele ei oldud ju praktiliselt nähtudki. Nii et ma usun, et hispaanlased Suurbritannias, Itaalias analüütikud ei räägi ilmselt nii sellises optimistlikus toonis kui meie praegu siin. Ma tooksin välja 3 aspekti võib-olla selle globaalmajanduse suunas, et punkt 1, kahtlemata, et globaalne kaubandus siin kahanes -9% ja riikidel põhimõtteliselt number 1 ikkagi abipakett oli see, mis sai mainitud, oli siiski see, et kevadel hoiti ära suurem likviidsuskriis, mis oleks väga kiirelt kandunud üle maksejõuetuseks ja fiskaalpoliitika poole pealt oli vägagi koordineeritud sammud, kaasa arvatud siis eelarve defitsiidid, spetsiaalsed koroonaviiruse meetmed ja palgatoetused, et see eristas siis 2009. aastat seda suurt kohanemist, mis viis siin kahekohalise SKP languseni, et punkt 1, märksa kiirem ja riikideülene interventsioon, väga mahukas. Keskpangad tegid samme, mida nad kunagi teinud ei ole, osteti ka ettevõtete võlakirja. Punkt 2, sellest hoolimata riigid Euroopas, kes tegid suurema languse, hoolimata sellest fiskaalsest stiimulist Suurbritannia. Teine faktor oli ikkagi see, et kuivõrd suudeti hoida nagu siis majandused siis avatud ja siin võib Eesti nagu selles suhtes eristus, et meie sammud siis pandeemia ärahoidmiseks olid vähem majandust kitsendavad. Ja 3. aspekt on lihtsalt see, et meie kaubanduspartnerid, nagu Tõnu mainis, läheb keskmisest paremini ja see kriis näitas, et sellistes suures kriisis punkt 1 on väga oluline nõudluse poolne majanduse juhtimine ehk tekitada lisanõudlust ja see saab olema äärmiselt määravaks. Lisaks siis Põhjamaad said reageerida oma suhteliselt heas fiskaalses positsioonis kiiresti ja said kasutada oma seda siis sotsiaalset turvavõrku. Nii et kui tuuakse välja need 3 tegurit, siis punkt 1 fiskaalne interventsioon, meetmed, kuidas hoida majandust võimalikult käigus, et siis haiglad ei saaks ülekoormatud. Ja 3. aspekt oli siis, kuidas erasektor kohanes ja seal kahtlemata oluline oli siis digitaliseerimine, nii et Põhjamaad samamoodi said päris sujuvalt liikuda kaugtöö juurde. Ja see toetas meid, sest nagu me vaatame Eesti SKP numbrid, kaubaeksport lõpetas plussis. Väga tugev number. Kristo, sõna sul. Et väga palju on ära öeldud juba. Ma võib-olla sa mainisid nagu ütleme sellist börside uskumatult head käiku, eks siis see on ka kindlasti nagu üks tunnistus sellest, et just see nii-öelda rahaga lämmatamine või see meeletu rahatrükk on hästi olulist rolli siin mänginud ja tegelikult juba ju enne kriisi siin viimased aastad, kui on seda raha küll vähemas mahus, aga ikkagi kõvasti nagu trükitud ja varaostuprogramme rakendatud, siis oleme näinud seda aktsiaturgude näol, et kuhu see raha on peamiselt jõudnud, eks. Et see nii-öelda kõik on võimendunud ja teine asi, mis võib-olla seda börside buumi või nii-öelda väga head käekäiku praegu veel põhjendab ja on selle kriisi, nii-öelda põhjendab ka seda kriisi või selgitab, on see, et see kriis on selgelt löönud siis neid sektoreid majandusest või neid tegevusalasid,
kus on sissetulekud üldiselt madalamad ja ütleme siis niimoodi, et pihta on saanud need inimesed, kes üldiselt börsidele ei investeeri, üldiselt selles maailmas ei tegele. Ehk et seda vaba raha seal, kus seda oli, sinna on seda juurde tulnud ja selle tõttu ka nii-öelda need börsid buumivad. Et selline natuke nagu selline skisofreeniline olukord, et ühest küljest osadel inimestel on see kriis mõjunud hästi rängasti ja tegelikult väga suur osa ühiskonnast justkui ei tunnetagi tegelikult, et midagi oleks juhtunud. Ihkel, mis on sul turgudest lisada? Sa oled hääletu peal praegu. Hästi lühidalt täiendaksin veel Kristat, et ta tõi nagu väga õige asja välja. Just ütleme, et kes on nagu sellest kriisist võitnud ja kes kaotanud. Et kui me oleme siin viimasel 10 nagu rääkinud sellest, et see huvitav olukord, mis meil võib-olla maailma poliitikas on juhtunud, kõik see selline populistide esiletõus, et kui see on nagu tingitud ebavõrdsusest, et siis ütleme järgmine 10 saab olema ilmselt veel huvitavam, jah. Tõnu Mert, sina? Nüüd selle rahaga lämmatamise juures, et sellel on ju ka hind, eks, et riigi rahandus on enamikes riikides väga palju halvenenud, eelarved on defitsiidis, väga tugevas defitsiidis, võlg on kasvanud. Sama ühest küljest riigid vajavad veel siin lähemal ajal, sellel aastal, järgmisel aastal tõenäoliselt ka majanduse stimuleerimist, eelkõige just sellel aastal. Teisest küljest ei saa ka ju pikalt hoida riigi rahandust nii halvas seisus, nagu ta praegu on. Nii et seal tekib niisugune dilemma, et kuidas seda dilemmat nagu lahendada. Just arvestades seda, et ma arvan, see on võib-olla eraldi diskussioon, et kas me näeme Euroopas liiga kiiret inflatsiooni, mis peab sundima mõne aasta pärast näiteks keskpangal sekkuma. Aga me teame näiteks ka ju seda, et USA Föderaalreserv on öelnud, et kui inflatsioon ka läheb üle nende eesmärgi, siis nemad jätkavad majanduse stimuleerimist ja keskpangad on seda ka varem öelnud üldiselt üsna konsensuslikult, et nad ei muuda rahapoliitikat karmimaks enne, ehk siis nad ei hakka intressimäärasid tõstma ja varaostuprogramme vähendama enne seda, kui on näha, et majandus on jätkusuutlikult hakanud taastuma. Nii et selline riigi rahanduse halb seis võib jääda püsima siin veel mõnda aega, mis ühest küljest jällegi tekitab ju riske või ükskõik milliste tekkivate riskide suhtes. Jah, et see on nagu paratamatu, et tänane eesmärk ikkagi ka keskpankadel on see, et majandus jõuaks tasemele, kus tegelikult hakkab tööhõive nagu kasv pihta, et see võla kiire kasv jääb ikkagi möödunud aastasse, kus eelarved olid seal Euroopas 6% miinuses. Et kui me vaatame edasi, siis maailmamajanduse kasv siin 4 kanti, et inflatsioon juurde, mis tähendab seda, et sellised pikad võlatrajektoorid on ikkagi see, et võlatase nagu stabiliseerub, sellepärast, et piisab sellest, kui nominaalne majanduskasv ületab lihtsalt võlakasvu ja see on valdavalt nagu prognoosides sees, et see tegelikult nende madalate intressidega, mis püsib, et ei ole nagu probleem. Ja probleem võib-olla täna ikkagi on see, et kuidas nagu koos selle fiskaalse stiimuliga teha ka sellist majanduspoliitikat, mis muudab seda majanduse struktuuri selliselt, et see kasv saab olema pikaajaliselt kiirem, ehk kuidas saada seda tootlikkuse kasvu ja teiselt poolt siis number 1 teema on siis tööpuudus. Sest Föderaalreservi puhul ka, et neil on 2 eesmärki, inflatsioon ja tööpuudus, siis täna see ajutine inflatsiooni kasv ei ole nagu probleemiks, et põhine probleem neil on ikkagi see, mis nad rõhutavad, on see, et see
kriisiline töötuse tase, et kui majandus jõuab selle aasta lõpus USA-s siis kriisialise tasemele, siis selleks, et tööpuudus jõuaks sinna, kus ta oli enne kriisieelset, siis läheb siin vähemalt kaks aastat aega, nii et 2023 hakkavad alles intressimäärad nii madalalt tõusma. Ja kuna see fiskaalne võlg istub nüüd päris palju, sellest on refinantseerinud pikaajaliste intressidega väga madalal tasele, siis protsendina SKP-s ei ole üldse probleem. Et küsimus ongi, et USA puhul, et kuivõrd tehakse nüüd infra taristu investeeringud, kui palju see annab pikast majanduskasvu ja kuidas tuua need töökohad tagasi. Üks väga praktiline samm, mida valitsused teevad nii hästi ja halvasti, kui nad suudavad, on vaktsineerimine. Et kas see vaktsineerimise edukus määrab ka meie riikide majanduskasvude pingerea sellel aastal, et kes see kõrgemal? Mihkel? Eks ta ikka määrab, aga ma kardan, et seda kiputakse ka natuke üle hindama. Et need riikide vahelised erinevused ei ole ju niivõrd suured, et see lõppude lõpuks määraks siis oluliselt ära selle, et kas sa saad majandust avada või mitte. Iisrael võib välja arvata. Et tegelikult see sõltub, ma arvan, hästi palju sellest ikkagi, millised piiranguid rakendatakse ja milline on elanikkonna üldine suhtumine ja võib-olla ka hirm selle koroonaviiruse ees. Et selle vaktsineerimine kindlasti mõjutab, aga selle tähtsust hinnatakse üle. Tahab keegi lisada? Tõnu, palun. Ma arvan samuti, et ühest küljest ta mõjutab küll, aga see, kas ta nüüd määrab ära riikide mingisuguse järjekorra kindlalt, et seda võib-olla päris nii öelda ei saa. Aga võtame näiteks kasvõi siin meie enda näite, et see, kui me nüüd eeldame, et ütleme, et meil viiruse levik eskaleerub, püsib kõrgel, see tekitab ikkagi vajaduse suuremate piirangute järgi siin lähiajal, siis tänu sellele võib ikkagi öelda, et majanduse taastumine meil saab olema lähiajal ebakindlam. Ja nii on see ka teistes riikides, nendes riikides, kus vaktsineerimine läheb jõulisemalt, plaanipärasemalt, suudetakse rohkem inimesi vaktsineerida, need riigid saavad paremini toimetada, aga seal on väga palju muid tegureid, mis majanduse taastumist mõjutavad. Üks on ikkagi ju see, et mis ajast me suudame hakata või julgeme hakata riiki täiesti lahti tegema, et kas mis iganes tingimustel. Nii et ainult see, et me siin suudame siin lähiajal kas 20, 30, 40 või 50% elanikkonnast vaktsineerida, see kindlasti annab meile palju ruumi liikumiseks, majandusaktiivsuse elavdamiseks, aga see ei määra päris seda järjekorda. Jah, et kui vaadata lihtsalt majanduskasvu, siis paljudel riikidel lihtsalt möödunud aastal oli nii tugeva kasvuga nagu Hiina ja sellel aastal me näeme siis seal majanduskasvude pinge tipus kindlasti Indiat, nii et see väga suur madal võrdlusbaas mõjutab majanduskasvusid, et võib-olla õigem on lihtsalt vaadata seda, et kelle läheb paremini on ikkagi see, et milline on seis ettevõtete osas ja samuti tööturul, et kui me võtame Saksamaad, mis eelmine aasta langes rohkem, siis majanduse tervis on seal oluliselt parem ja ettevõtete kindlustunne on viimastel kuudel teinud hüppe olukorras, kus tegelikult Saksamaa on päris palju lukus, nii et pigem selline kindlustunne, et seda uut lainet ei tule Saksamaal, annab selle kindluse tööstusele ja tööstus saab võitu siis sellest globaalsest kaubanduse paranemist. Nii et kuigi Saksamaa oli seal möödunud aastal suure SKP langusega, siis vaatame tööpuudust, siis tööpuuduse kasv on seal 1,3–1,4%, ületades enamuse euroala riike. Ja see näitab tervist, et majanduskasvu hüppe sellel aastal on mõnevõrra ekslik, kui sa vaata muid näiteid. Et kasvu üks ei ole eesmärk, kui see tuleb väga madalalt baasilt ja ei ole laiapealine.
Kristo. Jah, kui mingisugusest pingereast või sellisest mingist indikaatorist rääkida, mille alusel saaks riike pingeritta panna, siis ma arvan, et võib-olla tänavust aastat iseloomustab paremini või võiks võtta nii-öelda aluseks sellise turismi osakaalu majandusest. Et isegi, ütleme, kui me tegelikult vaatame Euroopat, siis tõesti mõned erandid välja jätta, siis see vaktsineerimise tempo on ikkagi enam-vähem sarnane kõikjal. Et kas nüüd siis ütleme, see enda siseriiklik majandus nii-öelda käima saada, ma arvan, et see ei ole nagu aasta teises pooles ikkagi, see on võimalik, et see ei ole suur probleem, aga see kindlasti see reisimise ees mingisugune hirm jääb. Jah, on ka see variant tõesti, et ütleme nii kui positiivsemad sõnumid tulevad, et inimesed panevad kõik piiri taha plehku kuurortitesse puhkama ja nii edasi, et kuna ei ole ju ammu saanud käia, aga ma pakun, et üldiselt ikkagi jääb selline ebakindlus selle reisimise suhtes tänavusel aastal veel kindlasti kehtima. Ja seetõttu siis ütleme need riigid, kellel see turismisektori osakaal majanduses on suurem, need siis selles mõttes nii-öelda pöördvõrdelise seose alusel justkui nagu kannatavad rohkem või kasvavad aeglasemalt. Et seda tegelikult ka ju möödunud aasta natukene näitas, et kus ikkagi ütleme, suuremad kaotajad kokkuvõttes olid sellised Lõuna-Euroopa riigid, kus see sektor on olulisema tähtsusega. Aitäh! Aga jah, muidugi suuresti lihtsalt saab öelda, et vaktsineerimine on oluline, et vaktsineerimise tempo USA-s kahtlemata annab eelise koos fiskaalpaketiga, mistõttu nagu USA puhul kasv saab olema kiirem kui euroalas, et kui euroalas see lootused on kuskil 3,8 juures, siis USA puhul oli möödunud aasta kiirem kasv ja ka sellel aastal siis ligi 5,5% kasv, nii et kiiremini läheb kasv neil, kellel on võimalus ka sellel aastal fiskaalselt oluliselt panustada ja vaktsiinide läbi hoida majandust siis teisel poolaastal jõulisemalt käigus. Tõnu Mertsina, soovite lisada? Jah, et väga palju ju mõjutab see, et kuhu tahab osaliselt ka, mõtlen, mitte nüüd täielikult, aga ka osaliselt mõjutab riigi käekäiku ka ju see, kuhu pannakse nii-öelda nagu tasakaal. Kas siis rohkem pidurdada viiruse levikut või siis hoida majandust aktiivsena. Samas jällegi, kui nüüd me vaatame, ütleme eelmist aastat, Rootsi, Soome. Kokkuvõttes Rootsi majanduslangus oli isegi väiksem kui Soomes, kuigi Soomes viirusesse nakatunud inimeste osakaal oli oluliselt väiksem. Nii et ütleme, see vahe ei olnud vähem, ma tahtsin öelda, see vahe ei olnud nagu väga suur, et sisuliselt olid need sellised suurusjärgus ühesugused numbrid. Nii et jah, siin ei saa just ühest seost tuua. Et see vaktsineerimine on selline hügieenifaktor, et ilma selleta ei saa, aga see ei ole mingi imevits, mis nüüd paneks majandus uuesti õitsema. Et võib-olla see globaalse osa kokkuvõtteks teilt igalt ühelt üks kõige põhimõttelisem muudatus, mida te arvate, mis toimub nüüd maailma majanduses võrreldes selle koroonaeelse ajastuga, et mis on muutunud põhimõtteliselt, et nii-öelda, kui me võtleme enne koroonaaegset ajastut ja pärast, et mida on maailma majandused õppinud ja riigid õppinud. Mihkel, palun. Mina olen kindlasti nende seas, kes arvavad, et nüüd midagi täiesti teistsugust nagu maailmas ei ole nüüd pärast seda koroonat kui enne seda koroonat, et mõningad sellised hinnangud on ka nagu minu mõnest liialt hoogu läinud, aga lihtsalt minu enda jaoks võib-olla tõesti, et asi, mida ma ei uskunud, et ollakse valmis minema niivõrd kaugele selle kriisi mõjude leevendamisel, et keskpankade ja valitsuste koostöö, et ma arvan, see on midagi, mis jääb mind ka nagu edaspidi oma nagu karjääris saatma, et millal ma mõtlen, et kui tuleb järgmine kriis, siis mul on meeles, et mis eelmise kriisi all tehti. Aitäh. Tõnu Pall. Ma ütleks, et üks struktuurne muutus, mis tegelikult on kahtlemata toimunud, on see, et
et koroonakriis tõi kaasa tegelikult väga suure pöörde, mis hakkab meid mõjutama nii digitaliseerimises kui ka kliima osas. Ja see saab olema nagu väga suur osa siis riikide tegelikult fiskaalsetest pakettidest, nii et toob muutusi tööturul. Et see on tõesti tõukesaanud. Ja, ma tahtsin ka just öelda, et võib-olla kõigepealt seda, et paljud trendid, mis tegelikult toimisid juba enne seda pandeemiat. Need lihtsalt on saanud sellise triggeri nüüd selle pandeemiaga ja on nagu rohkem võib-olla käima läinud. Aga mis nüüd selle pandeemia käigus ja selle kriisi käigus nagu rohkem välja tuleb, esile tuleb, eelkõige just siin Euroopas, aga tegelikult ka USA-s on nagu sellisem kiirem pööre rohelise majanduse suunas. Nii et see hakkab meie majandust siin juba lähiajal ja üha suuremalt, üha rohkem mõjutama. Ja muidugi, mis siis alata, et ma juba seda mainisin, et selline niisugune kriisijärgne pohmell riigi rahanduses hakkab ka mingil ajal ilmselt maad võtma, kus ühest küljest oleks justkui nagu vaja raha, teisest küljest seda raha väga palju ei ole ja võib tekkida paljudes riikides, sealhulgas ka Eestis maksude tõstmise vajadus. Kristo? Jah, rohepööre ja kliimatemaatika üldiselt on kindlasti trendid, millest me lähiajal aina rohkem ja rohkem kuuleme. Et minu enda silmis need ei ole võib-olla niivõrd nagu sisuliselt seotud selle koroonakriisiga, kuivõrd see koroona pandeemia ja need tohutud päästepaketid annavad sellele nagu sellise lisaimpulsi ja tekitavad võimaluse siis võimendada neid protsesse ja kiirendada neid. Aga ma tooksin võib-olla välja sellise natuke teistsuguse mõtte selle kriisi kontekstist, et minu jaoks on natukene hägustunud selle kriisi ja selle kriisi lahenduse käigus selline ettevõtja äririski mõiste. Et kui nüüd mõelda nagu edasise peale, et kui peaksid, ma ei tea, aastate pärast majanduses kuskil mingid tagasilöögid tulema, et kuivõrd seda ettevõtja äririski hakatakse arvestama või siis saabki tavaks nii-öelda igasuguse järsema kukkumise korral siis kõik kahjumid põhimõtteliselt nagu rahaga kinni taguda, ma ütlen, et minu jaoks on see piir nagu natukene nüüd selle kriisi käigus hägustunud, et justkui seda äririski enam väga ei arvestata, et ma mõistan loomulikult seda, et kui on nii-öelda riik paneb peale piirangud ja keelab ettevõtetel äritegevuse mingiks hetkeks, et siis toetamine on, kõik on mõistlik ja kõik on arusaadav, aga jah, et kui palju me peaksime nagu selles kontekstis arvestama ka seda, et tegelikult ettevõtjad ju oma ärimudelite ülesehitamisega võtavad endale mingisuguse teatud riski, kas nad keskenduvad mingile kliendirühmale või mingitele tegevustele, ja kui sealt tuleb tagasilöök, siis ilmtingimata ei pea see alati olema riigi kohustus seda hüvitada. Et ütleme, sellised mõtted nagu mind on natukene nagu kummitama jäänud, et ma usun, et saab olema nagu põnev vaadata, et kuidas selles suunas edasi arengud lähevad. Tõnu veel, repliik. Ma võib-olla sekundeeriksin sellele, jällegi sellele nagu rahaga kinni tagumisele ja ettevõtete poolt riskide võtmisele. Et see on natukene muidugi keerulisem teema, mida tuleks tõenäoliselt arutada veel pikemalt, aga kui ütleme Eesti näide möödunud kriisist, eelmisest kriisist, mis oli siis põhi oli 2009,
sellest põhjast üles tulemine ja siis kriisieelse tipuni jõudmine võttis meil tollal aega 8,5 aastat. Praegu me jõuame tõenäoliselt kriisieelse tipuni selle aasta teisel poolel, ehk siis vähem kui 2 aastaga. Muidugi kriis oli ka hoopis teistsugune, väga palju teistsugune, aga tõenäoliselt kui enamik riike oleks möödunud aastal kriisi käigus oma majandusi toetanud umbes samad moodi nagu 11, 12 või 13 aastat tagasi, siis oleks meil võinud oluliselt halvemini minna ja ma ei ole päris kindel, et meil see taastumine oleks võinud sellel aastal või ka järgmisel aastal toimuda. Ma olen jah absoluutselt nõus Tõnuga, et me oleme siiski ikkagi 2009. aasta vigadest õppinud, et kui toona oli kiiremini reageeris USA föderaalreserv, toona siis föderaalreservi õppetundidest on õppinud ka teised. Ja see, mis sellel aastal tehti, siis oligi see, et hoiti ära need võimalikud stsenaariumid, millest me siin kevadel, mille üle me nagu muretsesime, et ilma nende toetusteta, riigipoolsete sammudeta ei oleks me näinud paljusid ettevõtteid tänasel päeval ja koos sellega lähevad töökohad ja me kujutame ette, et COVID tähendab lisaks meditsiinilist kriisi, et kui sul on nagu see tööpuudus suurele tööpuudusele, kahekordsele tööpuudusele liita juurde, siis meditsiiniline kriis, et siis neid psühholoogilisi traumasid ravida siin läheb 10 aastat. Et absoluutselt õige samm ja nüüd on lihtsalt küsimus selles, et raha hind on nii odav, et seda defitsiiti saavad keskpangad hoida oma bilansis, et enamus sellest võlakirjadest on keskpanga bilansis. Ja nüüd on lihtsalt, et oleks selline vastutustundlik raha kasutamine järgmistel aastatel, et eelarve defitsiid hakkavad juba kahanema sellel aastal nii Euroopas kui USAs ja siis kui majandus läheb kasvama kiiremini kui võlg, mis juba juhtub põhimõtteliselt selle aasta teisel poolel, siis võlg hakkab stabiliseerima. Ja nüüd on küsimus, et kui see raha lihtsalt kulutatakse ära lühiajaliseks stiimuliks, siis ta probleeme lahendab lühiajaliselt. Kui aga teha nutikalt, siis me saame ka pikaajalise majanduskasvu. Et siin ongi see küsimärk. Kurat peitub detailides. Ma pean meie vestluse viima nüüd lokaalsele tasemele, sest et see globaalse majanduse oleme nii hästi ära katnud kui võimalik, et tuleks selle 2,9 majanduslanguse numbri juurde, et nagu halb number, aga tundub hea, sest me kartsime ise nagu halvimat. Et mis riskid teie riskistsenaariumites jäid siis nii-öelda realiseerimata, et see number ei tulnud 2 või 3 korda kõrgem, nagu me kartsime? Tõnu Mertsina. Oleneb, kuna me kartsime seda, et tegelikult kui vaadata prognoose, siis need prognoosid läksid järk-järgult üha täpsemaks. Õigemini ütleks niimoodi siis nagu sarnasemaks sellele numbrile, mis täna avaldati. Et kui ma nüüd mõtlen meie möödunud aasta sügisest prognoosi, mis oli umbes 3%, -3 millegagi ja nüüd oli siis -2,7, siis ega tõttu öelda mingit niisugust vahet ju ei ole väga, sest need sellised komakohad, need Statistikaamet parandab need numbrid kas siis sügavamaks languseks või väiksemaks languseks, seda ma veel täpselt ei tea. Aga mis nüüd selles numbris oli mitte üllatavalt, sest eelmise aasta sügisel me juba seda nägime. Sellel ei olnud küll mõju SKP-le, aga sellel võib hakata tulema suurem mõju. Oli ettevõtete investeeringud tarkvarasse, näiteks ettevõtete investeeringud tarkvarasse, ettevõtete investeeringud suurenesid üle 100%. Tarkvarasse just investeeringud, Volkswageni tütarettevõtte investeeringud. Et
tegemist oli kuskil suurusjärgus 2 miljardi suuruse investeeringuga. Eelmisel, kolmandas kvartalis oli see number 4 korda väiksem. Nii et sealt tuli selline, ühest küljest osaliselt nagu oli teada, et Volkswagen võib teha lähiajal suuri investeeringuid, aga millal ja kui palju seda täpselt ei teadnud. Ja mis veel on selline, ütleme, kui vaadata tegevusalasid, siis tegevusalades ikkagi suuremas osas tegevusaladest oli niimoodi, et lisandväärtuse langus kas taandus või pöördus tõusule. Ja 4. kvartalis olid juba pooled tegevusalad, mis olid kasvus. Ihkel? Ja eks seda kõige parem on ennustada minevikku, et mida lähemale nagu see 2020 aasta lõpp tuli, et seal täpsemaks prognoosid läksid ja mul ka õnnestus vist esimest korda siis nagu komakoha täpsusega ennustada 4. kvartali majanduslangust ette. Aga kui mõelda tagasi jällegi selle kevade ja aasta alguse peale, et miks see nagu pilt osutus teistsuguseks, et mis nagu jällegi, et mida mina ette ei näinud, on see, et see kriis tõesti jääbki piirduma mõne üksiku sektoriga. Et suurema löögi just enda peale võttis see turism ja kus võib-olla läks natuke halvemini, kui mina uskusin, et oli siis nagu tööstussektor, aga seda aitas siis kompenseerida jällegi teiste tegevusalade parem käekäik. Ehk siis jah, et tõesti mina ennustasin, et tegemist saab olema sellise valdava majanduskriisiga, mis puudutab meid kõiki, aga tegelikkuses suure löögi võttis enda peale just puhtalt see turism. Kristo? Ja, et prognoosid on jah sellised huvitavad asjad, eriti praeguses keskkonnas ja kuigi Mihkel just ütles, et tal õnnestus komakoha täpsusega see paika panna, siis muidugi huvitav teada, et kas tal nii-öelda see prognoos ka siis õigetest kohtadest kokku jooksis. Kindlasti mitte. Et jah, et nagu see ütlus prognooside kohta on, eks, et kui komakohaga paika panna või täpselt nii-öelda ette näha seda, et siis kindlasti on see juhuslik tulemuseks. Et ütleme, millest Tõnu juba rääkis, et need investeeringud siis arvutitarkvaradesse, tõenäoliselt siis see Volkswagen Grupi suur investeering oli see, mis ikkagi aasta lõpus seda majanduskasvu ka oluliselt läbi investeeringute parandas meil. Et kui me võtame sealt nii-öelda selle investeeringute andmerea ja võtame sealt selle nii-öelda anomaalse miljardi natukene peale investeeringuid ära, et siis meil see majanduslangus ka kukub kohe sinna 5-6% peale pigem. Et jah, et selles mõttes selline ilus kena väike number tänases kontekstis, aga jah, et sisu ta nagu on tal nagu midagi muud, et ka just nagu siin ennem sai öeldud, et tööstus või tegevusalad ju ikkagi enamuses olid kõik languses ja selles mõttes pilt nagu päris nii ilus ei ole. Lisaks Tõnu Mertsina võib-olla teile ka ühe mõtte juurde, et töötuse number, et kui suureks te nagu plaanis või nagu nii-öelda kartsite, et see kasvab ja kas see täna hommikuse seisuga on registreeritud töötus 8,8%, et kas seda võib pidada ka heaks numbriks ja kui palju see number võib nüüd kasvada seoses nende kardetavate uute piirangutega? Ma võib-olla kõigepealt parandaksin seda, et kuigi investeeringud suurenesid, siis samavõrd umbes suurenes ka import, sellepärast et see tarkvara toodi siia Eestisse teenusena ja import on teatavasti miinusmärgiga SKP-sse, investeeringud suurenevad, import vähenes. Nii et iseenesest võiks öelda, et sellel oli suhteliselt neutraalne mõju. Aga töötus, jah, et me oleme tegelikult olnud töötuse tõusu suhteliselt nii-öelda konservatiivsed, et me küll nüüd jaanuari prognoosist tõstsime töötuse prognoosi selleks aastaks 8,1-le,
ja ma arvan, et me ka selle juurde jääme, sellepärast et registreeritud töötus on natukene teistsugune praegu, kui on nüüd see tööjõu-uuringu järgi, et need vahed ei ole küll väga suured, aga kui mõelda selle 8,8% peale, siis ma arvan, et ta siin lähiajal natukene tõuseb ja need piirangud tõenäoliselt suurendavad seda töötust veidi, kui palju, seda on väga raske öelda. Aga jah, me vähemalt praegu jääme oma sellise 8,1% töötuse prognoosi juurde selleks aastaks. Igal juhul, kui majandus hakkab, ütleme praeguse prognoosi järgi ikkagi aasta teisel poolel paranema, et see peaks hakkama ka töötust vähendama, sest Eesti tööturg on selles mõttes paindlik, et meil on küll väga, väga kiiresti on tööhõive vähenenud, kui vaatame siin teisi Euroopa Liidu riike võrdluses, siis ma arvan samuti, et kui majandusaktiivsus hakkab kiiremini paranema, siis töötajad leiavad endale ka kiiremini töö. Mihkel, töötusest. Ja, Tõnu jutu jätkuksin, et hoolimata sellest, et Eesti hõive on langenud suhteliselt palju võrreldes teiste riikidega, siis tegelikult me oleme endiselt tööhõive poolest Euroopa üks tippmisi riike. Ja ütleme, ka Eesti puhul need andmed räägivad minu meelest paremini päris elust. Et siin, kui on suures osas Euroopast on inimesed siin erinevate selliste ajutise töökaotusskeemidega koju suunatud hüvitist, et kas see on päris, et kas see räägib tegelikult sellest tööturu olukorrast meile midagi. Et täna see statistika siin ka riikide lõikes on natuke pudru ja kapsad. Ja mis ma töötuse puhul veel võib-olla välja tooks on see, et tegelikult nagu öeldud mitu korda juba varasemalt, et see kriis on olnud hästi ebavõrdne. Et tegelikult täna jällegi need töö kaotanud inimesed on suhteliselt spetsiifiline grupp, et teenindussektor, pigem sellised madalama palgaga töökohad ja seal hulgas on ka suhteliselt palju noori inimesi. Et seetõttu ma arvan, et ka see mõju võib-olla majandusele tervikuna on jäänud oodatust väiksemaks. Et need inimesed, kes Tallinnas siin peamiselt seda käivet teevad, on ju kõrgepalgalised inimesed kontorites, et neid pole see kriis puudutanud ja tänu sellele me näeme ka seda suhteliselt head tarbimist ja suhteliselt tugevat kinnisvaraturgu. Tõnu Palm. Sa oled hääletu peal. Kommenteerides siin majanduskasvu, siis võib-olla võib tõesti välja tulla selle positiivse sõnumi, et see kogu number, mis välja joonistus, siis ka tegelikult ka selle kriisi haripunktis see Eesti langus oli üks väiksematest ja me oleme tõesti samal pulgal nagu Põhjamaad ja isegi kohati parem kui Soome, mis näitab, et see majandus oli suuteline koos siis fiskaalse abiga ja sellega, et meil tegelikult tervishoiusüsteem töötas hästi kokkuvõttes, et me tegime äärmiselt tugeva tulemuse ja mitte ainult nagu see uus investeering ei valmista rõõmu, aga tegelikult valmistab rõõmu ka see, et meil oli esimestena riikidest, kus jaemüügimaht ületas kriiseelset taset. Me tõmbasin tagasi küll püsikaupade osta, aga sellel on suurem nagu autod, aga sellel on rohkem mõju impordile, nii et tarbimise poole pealt 2 viimast kvartalit siin -1% aasta baasil langust, väga hea tulemus, seal kus Saksamaal juba hakkas nõrgemini pihta siin aasta lõpus. Et siia juurde liites tegelikult see, et me suutsime ka siis kaubaekspordi viia seal 3. kvartali 5% aastakasvult 14% aasta lõpus, oli kahtlemata üks faktoritest, mis seda 4. kvartalit toetas. Et selline, ja kui me vaatame ka turuhindades majanduse langus, siis 4. kvartalis oli ta kuskil -2% aasta baasile. Ehk see näitab seda, et meil on väga hea stardibaas siin selle aasta teiseks pooleks, et tõenäoliselt me maksame nüüd natuke lõivu nende uute piirangutega, aga jällegi nagu juttu oli, siis tööturul ta seni on avaldanud ikkagi teenuste sektoris, kus hõive on kõrgem, aga lisandväärtuse osakaal madalam, et majutustoitlustus
selle osakaal lisandväärtuses on kukkunud siin 2019 1,9%-lt 1,3%-le, et see majanduse jahtumine ikkagi tuli töötlevast tööstusest ja kus mõju kogu SKT-l oli -0,9% SKT-st möödunud aastal. Ja nüüd me näeme nagu töötlevat tööstust, kus tegelikult Euroopa on ka viimased kuud on jätkuvalt kasvus, teenuste sektor kahaneb, töötlev tööstus kasvab ja ka Eestis me oleme saavutanud kriisieelse tasemeni, et selline majandusel läheb paremini kui tööturul. See ongi see pilt ja seda me näeme ka registreeritud töötuses, mis on kasvanud siin ligi 25 000 inimest aastaga. Eelmise aasta lõpust, veebruari lõppu on 25 000 registreeritud töötut. Siia juurde peaks liitma ka siis lühielused välistööjõu, mis seal statistikas ei ole. Nii et selle paindlikkusega vähenes siis välistööjõu kasutamine ja just nendes kontakti sellised lähema kontaktiga valdkondades teenuste sektoris, et need on need küsimused, et täpselt nagu Euroopas on noortel raskem leida tööd, nii et noorte tööpuudus on Eestis üles läinud sarnaselt muude Euroopa riikidega, sellega on tegemist ja lisaks siis osa teenuste sektori arvused ei tule tagasi, mis tähendab täienda ümberõpet. Nii et siin on struktuursed küsimused, millega ma tegutsenud, me räägisin Ida-Virumaast, kus töötuse näite on siin 14,7%, et seal toimus päris korralik hüpe üles. Tõnu Mertsjand, soovite midagi lisada? Ja ma tegelikult tahtsingi just välja tuua selle, millega Tõnu Palm lõpetas, et nii nagu enamike numbritega on ka töötuse numbrite juures siis nagu see saatan peitub detailides, et meil on maakonniti ikkagi töötuse pilt väga erinev. Et ühel pool on Ida-Virumaa, kus töötus oli eelmisel aastal üle 12%, teisel pool olid Harjumaa, Tartumaa, Viljandimaa, kus töötus eelmise aasta keskmisena jäi pealt 5% ainult ja nii et maakonniti on see väga erinev. Ja. Kristo, sa tõid väga ilusasti alguses välja või mõttena, kui ilus mõte see on, aga mõttena välja, et see varaline lõhe on kasvanud selle kriisi puhul, et need, keda see kriis ei puuduta, on saanud osta, tarbida ja investeerida ja keda on puudutanud, on pidanud kõigest sellest loobuma. Et hinnang, et kui palju selliseid leibkondi Eestis on, keda see kriis ei ole nagu üldse puudutanud ja et kes on läbi nende piirangute vähemalt varalises mõttes sama hästi elanud edasi, kui mitte paremini. Et kui suur see lõhe meil Eestis võiks olla? Hinnangut anda, et kui palju neid peresid on kindlasti väga raske, et võib-olla, mis ma ütleme selles kontekstis võiks välja tuua, millest ennem oli juttu veel see kõikide nende hüvitiste, riigipoolsete hüvitiste maksmine või siis majanduse stimuleerimine, et kus ta nagu, kuigi tal on nagu otsene positiivne mõju silmnähtav olemas, siis kus ta natukene võib-olla selle tööturu kontekstis tagasilöögi annab, on see, et just siis see nii-öelda see vaesem või ütleme väiksema sissetulekuga rahvas, kes on nüüd seal teenindussektoris oma töö kaotanud, et ütleme, selline tegevus ei motiveeri neid ka eriti siis ümber õppima või siis kuskile nii-öelda ennast arendama, et liikuda kuskile kõrgemat lisandväärtust pakkuvasse sektorisse. Mis on mõistetav, et kriisi loomulikult sellise ümberõppega ei lahenda, et need on pikemaajalised protsessid ja selline struktuurne muutus, eks ole, tööturul, et millest ka Tõnu Palm natukene rääkis juba. Aga jah, et ütleme, kui kriisi alguses oli see selline üsna elav debatt nagu selle üle, et mis siis nende töötutega nüüd peaks tegema hakkama, et kas riik peaks hakkama toetama või peaks nad kõik suunama ümberõppele. Et siis tegelikult selle toetamisega on see ümberõppe nii-öelda idee nagu natukene nagu ära vaibunud ja maha kantud, et tuleb, ütleme, selles kontekstis peame ootama nagu järgmisi jälle selgelt selliseid mingeid poliitilisi otsuseid ja suundi, et sellega hakataks kiiremini tegelema,
et mina ütleks, et ühest küljest nagu selle kriisi käigus on see võimalus natuke nagu raisku lastud. See, et see, et löögi saavad rohkem nii-öelda madalama palgaga töökohad, madalama haridusega inimesed, see on kõikidele kriisidele suhteliselt sarnane olnud, vähemalt siin viimastele. Aga mis nüüd selle kriisi juures on nagu natukene teistsugust võib-olla rohkem ja mis pärast räägitakse praegu väga palju sellest, et see kriis on suurendanud sellist lõhet sissetulekute gruppides, tuleb väärtpaberiturgude kaudu. Eestis on see mõju väiksem, aga just nendes riikides, kus kapitalituru osakaal majanduses on suurem, ehk siis kus on investeerijaid inimesi rohkem, siis seal on see mõju suurem, sellepärast et need, kes on investeerinud ja õigesti investeerinud, eriti need, kes suurendasid oma investeeringuid märtsi keskel, siis nendel on kahtlemata läinud selle kriisi ajal paremini kui nendel, kellel ei ole nii palju investeeringuid olnud või kes üldse ei ole investeerinud. Tõnu Palm. Jah, et kui me vaatamegi seda, siis see ümberõppe ja täiendõppe, et see on selline pikaajaline lahendus ja tegelikult Eestil on päris hea kogemus, et kui madalale me saime selle tööpuuduse määra enne seda koroonakriisi, et see on näide, kui tegelikult kiidakski nagu seda Eesti neid varasemaid aktiivseid tööturumeetmeid, et me jõudsime 4,3% töötuse määrani ja nüüd oleme siis kasvanud sealt üle 3,5% töötuse mõttes, et samas kui Saksamaa on kasvanud 1,3%, et me ei ole suuteline konkureerima Saksamaaga, et kelle palgatoetused kestavad kuni kevadeni. Johnson põhimõtteliselt Suurbritannias järgib sama tempot ja käib praegu Suurbritannias diskussioon, et peaks seda pikendama järgmise aasta kevadest veel edasi. Ehk võetakse rohkem võlgu ja toetatakse rohkem tööturgu. Et see ümberõpe, see on selline nagu pikaajaline foon, aga Eesti tööturg ongi paindlik, et kui meil hakkab nagu see nõudluse poole pealt paremini minema, siis tegelikult me näeme ka nendest kindlustunde näitetes Eesti puhul mitmes tööstussektoris, kus nad viimastel kuudel isegi läinud ülesse, isegi jaekaubanduse kindlustunne, nii et ikkagi seda heaolu loob see töökohad, et meil tekiks töökohad ja sealt siis loomulikult läbi nende tarkade investeeringute luua kõrgema palgasid töökohti, sellepärast et inflatsioon on tagasi tulemas ja reaalselt elatusstandardit tõstab ikkagi töökohad pluss reaalpalga kasv. Ja see saab ikkagi tulla sellest, kui meil eksport kasvab ja kui eelmine aasta meil kasvas eksport üle miljardi, eks ju, et siis see pakub ka võimalust ja siis me saime ka tööpuuduse määra nii madala ja kiirema palgasvu. Et mis puudutab varalist sellist võimekust, siis ongi võib-olla kahetsusväärne, et meil see pensionifondid on mõnevõrra nagu löögi alla sattunud reformidega, et need riigid, kus finantsinvesteeringud on kõrgemad, omatakse ka suuremad investeeringud pensionifondides ja valdavalt pensionifondid on liikumas ka agressiivsemate stsenaariumite suunas. Ehk siis võlakirjad, mis kaotavad oma väärtust intressimäärade tõusuga, mis on sinna alanud. See raha on ikkagi suundunud riskantsematesse ja kõrgema tootlusega varadesse, et lõviosa ikkagi Skandinaavia inimeste enda investeeringutest annavad pensionifondid ja siis tulevad oma investeeringud, mis isegi USA-s, et seal 12% varadest aktsiates, et keskeltläbi, et see jääb selgelt alla pensionifondide panusele, nii et siin ongi küsimärk, et kus see vara saab siis kasvada, et poolel 50% elanikest sellist säästuvõimekust Eestis praktiliselt ei ole, ehk tuleks otsotsaga kokku ja COVID-i tõttu on siis seal alla otsas põhimõtteliselt ei tulda enam välja. Ehk see vajab just nagu sellist sotsiaalhoolekandes sellist targa raha suunamist just sinna täpselt sellele persoonile, kelle vaja on, eks. Et seda me saame teha läbi sellise nutika riigi
ehk see raha ei oleks niimoodi laialt jagatud, vaid läheks sinna, kus see kõige rohkem vaja on. Aga nüüd see 50%, kes suudab säästa, seal on tegelikult hinnangud oma finantsidele ja majandusootustele paranemas, nii et majandus läheb kasuline, et see olukord läheb paremaks. Ma tuleksin korraks tagasi selle madala töötuse määra juurde, et ma ei ole päris kindel, kas ühest küljest muidugi on see hea, kui majanduses on tööpuudus määr või töötuse määr madal, nagu meil oli üle-eelmisel aastal 4,4%. Samas jällegi selline madal töötuse määr aitas kaasa kiiremale palgakasvule. Üle 7% palgakasv, see muutis ühest küljest madal töötuse määr, kõrge tööhõive määr, muutis meie tööturu väga pingeliseks ja tänu sellele pingelisele tööturule oli meil ka surve palkade tõstmiseks väga tugev ja tegelikult see halvendab ettevõtete konkurentsivõimet niimoodi juba pikemat aega ja kui see veel oleks kestnud pikemat aega veel edasi, siis seda enam. Nii et väga madal töötuse määr Eestis ei ole ka hea. Ja aeg hakkab otsa saama, et 3 minutit on jäänud, et üks viimane küsimus, et Eestis vähegi tuntud inimesed elavad pidevas hirmus, et neile helistatakse ja palutakse ministriks tulla, et te olete kindlasti ka üks sihtgrupp, et kui peaks tulema see kõne ja palutakse rahandusministriks tulla ja saate võib-olla isegi viisakalt loobuda, aga peate mõne mõtte andma, et mis see mõte oleks, et praegusel hetkel, mida te annaksite riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamiseks? Mihklil esimesena käsi püsti. Jaa, õnneks ei saanud seda kõnet, aga tegelikult, kui sa Eesti tänast riigi rahandust vaadata, et meil nagu täna on hästi palju juttu olnud selle üle, et kuidas nüüd on Eesti riigivõlg selle kriisi käigus kasvanud ja kui suur oli eelmise aasta eelarve puudujääk, mis muuseas oli siis tõesti rekordiline Eesti ajalugu vaadates. Aga mulle tundub, et nagu olulisem küsimus on see pikaajaline väljavaade. Et tegelikult Eesti riigi rahanduslik väljavaade ei olnud ka enne seda kriisi nüüd eriti roosiline, et meil on see vananev rahvastik, samas tahaks nagu kogu aeg rohkem paremaid teenuseid tarbida, aga maksusid maksta jällegi meile ei meeldi. Et mulle tundub, et siin ikkagi peaks hakkama nagu põhimõtteliselt üle vaatama seda, et mis see tee siis on, et kas lepimegi selliste napimate teenustega või on aeg üle vaadata see tulude pool, et ma siin natuke kiuslikult pakkusin ühes hiljutises majanduskommentaaris välja automaksu idee, et see tõi mulle väga palju lugejakirjasid. Aitäh, Tõnu Pall. Kas see üllatas sind? Ja, ma nõustuks sellega, et mitte kuigivõrd. Et jah, ma täiesti nõustun eeskõnelega, et esiteks hea, et sellist pakkumist ei ole tehtud ja et meil on palju muid tublisid kodanikke, kes saavad seda ministriametit kanda. Aga soovitustest jah, võib-olla see, et mida teised Euroopa riigid teevad, ongi siis see, et see on ainukordne võimalus teha ka selliseid riigile lõdvemate eelarve piirangutega teha nutikaid investeeringuid ehk mida tehakse, toetatakse oma nagu selliseid suuremaid, tugemaid ettevõtteid, kus tuleb nagu selline globaalne konkurentsivõime, mis on suuteline vastu pidama siis Aasia kasvavale edusammule. Nii et Hiina tuleb välja nüüd just lähipäevidel oma 5 aasta strateegiaga ja seal seisab siis tõenäoliselt kirjas selline juhtrolli võtmine uutes tehnoloogiates ja nendes valdkondades, kus tegelikult see globaalne tarbija soovib osta neid nutitelefone ja targad energiavõrgud, targad linnad, kõik see tehnoloogia. Ehk siis Euroopas mitte ainult ei kasutata ära siis oma tööturu toetamisega, et inimesed oleks mitte töötute ridades, aga tööhõives, aga samal ajal siis toetatakse ettevõtteid ja eeskätt siis suuremad
investeeringud ka oma kapitali, riigid saavad teha oma ettevõtete oma kapitali. Need on need suurettevõtted, mis tegelikult hakkavad neid struktuurseid muutusi ellu viima. Nii et nagu meil oli siis Tallinna Vesi, eks ju, positiivselt on riigi käes suuremas mahus, et me võtsime eelmine aastaga rohkem dividende välja ettevõtetest, et see on just see olukord, et need ettevõtted, kes hakkavad rohepööret ja digipööret tegema, et a la Eesti Energia, et siis seal peab olema piisav kapitalibaas, et teha need kulukad tuleviku tehnoloogia investeeringud. Et mõistlikum on pigem võtta võlga ja tugevdada seda nende ettevõtete kapitalibaasi, et nad oleks üldse konkureerimisvõimalused võimelised. Et Euroopas käib jutt sellest, et kas me suudame Saksa ja Prantsusmaa ettevõtted liita, eks, et selleks, et üldse nagu seista vastu Hiinale. Nii et see on nagu üks asi, et struktuursed poliitikad ka ettevõtete poole pealt, et kuidas me toome nagu neid välisinvesteeringuid nagu Volkswagen, eks, kuidas me nagu neile pakume seda tööjõudu, et a la Ericsson, et oleks piisavalt nagu insenere siin Eestis olemas või siis väljast sisse. Aga teine on ka see, et täna on võimalus võtta laenu ja tugevdada seda kapitalibaasi, et mitte võtta dividende välja, vaid anda neile nagu täiendava tõuka. Et see oleks nagu selline paar mõtet. Ja üks asi, mis veel välja tuuakse, on reitinguagentuurid toovad selle välja, et Eesti saab kõrgema reitingu, siis selleks on võimalus loomulikult see lisandväärtuse kasvu ja mis tähendab kiiremat majanduskasvu. Aga teiselt poole pealt ka see, et kui me teeme tööturu reformid, siis see pikaline töötuse määr saab tulla alla. Et Eesti ei pea olema nagu selle, kui kunagi räägiti, et tööpuuduse määr on kuskil pikas 8, siis tegelikult see 2019 näitas, et jah, 4,3 oli natukene liiga madala alla see palgakasvu surve oli kõrgem, aga see töös osalise määr on nii palju kasvanud, et rahva tervise paranemine ja muud faktorid, et tegelikult me peaks liikuma nagu selle pikaajalise võimekusega Põhjamaade suunas, kui me suudame tarka reforme teha, mis tähendab, et me võimegi selle tööpuuduse sinna 4,3 peale viia, ilma et meil tekiks liiga suur palgasurve. Ja aspekt, mida võiks nagu kaaluda, on see, et kui ettevõtted toetada, siis vaadata, kui palju nad on maksnud makse, et see oleks proportsioonis. Ehk siis, et läbi ka nende reformide me saame toetada seda, et ausad ettevõtted, kes teevad ausat äri ja panustavad Eesti majandusse, et nad võiksid ka saada suurema proportsiooni nendest toetusmeetmetest. Et vaatame, palju on siis makse tasutud. Et sellised mõtted. Aitäh. Tõnu Mertsina. Ma ütleksin võib-olla ainult paar niisugust olulisemat asja, mis mul kohe meelde tuleb, et see, mida peaks rahandusminister tegema eesolevatel aastatel, see kindlasti on oluliselt mastaapsem. Aga kõigepealt see, et nüüd see eesootav majanduse taastamine, sealhulgas siis ka Euroopa Liidu rahade kasutamine, et kuna tegemist on ikkagi üsna suure rahaga, siis ja teisest küljest ka teatud niisuguste kriteeriumidega majanduse rohepöörde osas, et me vaataksime hoolikalt seda, et see raha läheb efektiivsetesse projektidesse. Et eesmärgiks ei tohiks olla mis hinna eest majanduse roheliseks pööramine või investeerimine rohelistesse projektidesse, aga just see, et need projektid oleksid jätkusuutlikud ja pikas vaates ka efektiivsed. Ja teine teema on ka see maksude teema, et siin on varem küll öeldud seda, et Eestis maksukoormus ei tõuse, milles ma tõtt-öelda üha enam ikkagi, mitte ei kahtle, vaid ma arvan, et vähemalt selliste ootustega, nagu meie ühiskonnal on, seda enam, kui me vaatame praegu lähiaastate riigi rahanduse seisu, siis selline maksude tõstmine või maksubaasi suurendamine, mõlemat võib-olla, või siis maksubaasi laiendamine, et see muutub olulisemaks. Aitäh, Kristo, sulle on jäänud nüüd lõpuks võimalus veel midagi lisada. Jah, ma siis võib-olla hästi lühidalt
täiendaksin seda Tõnu Mertsina mõtet nendest efektiivsetest projektidest, et ma arvan, et üleüldse tänases olukorras ei peaks rahandusminister olema see, kes nii-öelda ütleme siis seda eelarvet selles mõttes hakkab suunama, et tingimata oleks vaja nii-öelda kinni pidada mingisugustest eelarve eesmärkidest. Et Eesti riigi võlakoormus ka peale seda võla kasvu nüüd eelmisel aastal on ikkagi nii väike, et meil on tegelikult olemas kõik võimalused seda koormust veel kasvatada, kui me näeme seda, peame seda vajalikuks. Ja et minu mõte on see, et see sisend peab tegelikult tulema nagu kuskilt mujalt, et kuhu me oma majandust üldse juhtida tahame ja kui palju me seda juhtida tahame. Ehk et kui on olemas nii-öelda selline ütleme siis selline efektiivne suur projekt majandusele või suur nägemus majandusele, mis me ära tahame teha, siis ma leian, et nii-öelda eelarveliste vahendite taha tänases olukorras tegelikult jääda ei tohiks, et kõik need võimalused, olgu need siis lihtsalt riigivõla kasvatamise kaudu, olgu need siis Euroopa Liidu toetusrahade kaudu, meil on need võimalused asjad ära teha, aga peab olema lihtsalt selge nägemus, et võlga võtta niisama võlavõtmise pärast ei ole kindlasti mõteteks ja samas ei ole ka piinliku täpsusega nüüd tasakaalu vaja taga ajada kindlasti sellepärast, et nii on meil kombeks olnud. Aitäh, oleme kuritarvitanud meile antud aega, vabandused selle pärast kuulajatele, aga võtame tänase numbri kokku, ajakirjanikel on vaba voli küsida küsimusi eraviisiliselt edasi, ja loodame, et siis meie loodetud roheline ja tark majanduspoliitika saab selle diskussiooni tagajärjel siis ka uue tuule tiibadesse. Aitäh kõigile osalejatele, kuulajatele ja järgmise korrani. Nägemist. Aitäh. Nägemist.